ma arvan, et selline kogemuste jagamine on vast ka üks sedalaadi pool, mida me peaksime üha rohkem ja rohkem kasutama. Ja need märksõnad, mis mulle sellest tänase päeva teisest poolest meelde jäid, olid võib-olla siis kõige tugevamalt see, et me peame arvestama, et meie elu koosneb muutustest. Ja see on üks oskus, mis ilmselt nõuab päris põhjalikku ettevalmistust. Sellele juurde sobib väga hästi see teema, et üldjuhul ja keskmiselt, mis ei tähenda, et Eesti Energia kohe lakkaks elamast, aga organisatsioonid elavad tunduvalt vähem kui meie tööturul. Ja see tähendab seda, et paratamatult meil tuleb oma elus teha ette muutusi ja me peame suutma ise nendega kohaneda ja selleks ilmselt on tõepoolest siis tänane vanemaealine võib-olla kõige vähem valmis ja võib-olla see on üks neid oskusi, mida tasuks anda rohkem. Teine pool, mis kindlasti väärib tähelepanu, on koostöö. Ja siit võib-olla minu mõningad järgnevad ka sellised esmased küsimused, vaadates sellele kogemusele, mida meile esitas Norra oma praktikate koha pealt, on tunda väga tugevat, väga pikaajalist koostööd teaduse, kodanikuühenduste, antud juhul ka siis ametiühingute, valitsuse ja seadusandja vahel selleks, et teadvustada üldse sedalaadi ühiskonna, kus me nüüd kõik oleme. Et ma loodan, et me oleme kõik teadvustanud, et me nüüd oleme selles ühiskonnas, mis sedalaadi koostööd vajab. Ja see nõuab tõepoolest siis palju rohkemate inimeste kaasamist selleks, et see kõigile teadvustuks. Ja minu küsimus oleks pigem selles valdkonnas võib-olla kõigile, et kui palju te olete kokku puutunud selle koostöö võimega või näinud ette või näete ette, et meil tekib see koostöövõime, mis viiks selle teadmise nagu laiadesse massidesse. Just sellesama, et tööandja ei kardaks seda vanust, aga ka selle, et tööturupoliitika ei ole üksnes töötute registreerimine, vaid palju laiem kompleks väga erinevatest meetmetest ning samamoodi ka kõik need kodanikuühendused on võimalik kaasata sellel tasemel, kus me just ootame, et nad meiega kaasas käiksid. Et võib-olla igale ühele järjest siin sõna, millised on teie kokkupuutepunktid oma valdkonnas, sest siin on nüüd tõepoolest siis kõik see kompleks koos laua taga, poliitikud, kodanikuühendused, teadlased, tööandjad, kuidas see kompleks nüüd järsku õnnestuks Eestis ka koos käima lükata. Millised on teie kogemused, praktikad või mida te oskate soovitada? Palun. Ma panen selle mikrofoni sisse, siis see on lähemal. Ma alustan esimesena, kuna olen siin juures, et
rääkides sellest praegusest koostööst, siis minul isiklikult ei ole positiivset kogemust selle koostöö mõttes ja ikkagi hetkel ka niisugused ühiskonnas valitsevad domineerivad väärtused on pigem sellised üliliberaalsed ja koostööd mitte toetavad, ehk siis kui me Norrast räägime, siis Norra riik on traditsiooniliselt olnud pikaaegselt äärmiselt kõrge demokraatia ja kolmepoolse osalusega traditsiooniliselt, kaasab kõiki osapooli, aga meil sellise koostöö traditsioon puudub ja meie praegune niisugune ühiskondlike väärtuste ja valitud majandusmudel ei toeta seda, see on nagu küsimus ja kui me räägime nüüd nendest muutustest, siis muutused teatavasti lihtsustatult saavad olla evolutsioonilised või revolutsioonilised ja ma ikkagi olen seda meelt, et meil tekib see niisugune koostöö ainult teatud niisuguses tõsisema kriisiolukorras. Et kui tõepoolest ei ole enam inimesi, kui tõepoolest nende inimesed ei vasta nõuetele, mis on, eks ole, siis võib-olla ollakse palju rohkem valmis ka koostööks ja hakatakse mõtlema, nii et no kahtlemata see evolutsiooniline areng, et me peame kõiki neid võimalusi kasutama, ka see konverents ja kõik muud uuringud, mis on tööandjate, ma looksin eriti heaks niisugused positiivsed kaasused, ega ma neist ka ei kuule, neid kahtlemata on, aga keegi seda välja ei too, eks ole, et on kindlasti tööandjaid, kes on väga edukalt tegelenud ja tegelevad vanemaealiste tööle rakendamisega, ma seda ei tea. Nii et evolutsioonilised meetmed kahtlemata aitavad, aga praegune hoiak ikkagi ühiskonnas on kahtlemata selline, mis minu hinnangul ei toeta koostööd praktikas. Poliitiliste loosungitena on niikaua, kui me jääme niimoodi helikopteri tasandile, on kõik korras. Aga kui me läheme praktikasse, siis see koostöö tegelikult ei toimi, sest ei ole veel reaalselt nii kitsas hakanud, et ma pean hakkama mõtlema selle peale, ka tööandjate seisukohalt näiteks, või et mul üldse oleks vaja kas või läbi lugeda kõik need analüüsid sisuliselt, mis meil ühiskonnas on tehtud väga paljude teadlaste poolt ja mõelda selle peale, nii et ei ole väga optimist selle koostöö suhtes, aga õnneks tulevad need kriisid väga kiiresti peale, et siis on lootust. Ja tänan. Eks siin on nüüd küsimus see, et kas me vaatame, kas klaas on pool täis või pool tühi. Et mina hindaksin, et minu arvates aasta-aastalt on koostöö erinevate osapoolte vahel läinud paremaks ja küllap on siin valdkondi, kus on see koostöö parem, on valdkondi, kus see koostöö vajab parendamist, üldises mõttes arenguruumi on, aga minu arvates on siin väga suure töö ära teinud just see, et Eestis on jõudsalt pead tõstnud kolmas sektor ja kas või see üritus, mis täna siin toimub, kus on erinevate osapoolte inimesed kokku tulnud, mõtteid vahetama, on ka üks suur samm edasi. Ja ma arvan, et see, mis puudutab meid kõiki, me kõik ühel päeval oleme selles eas, kus me oleme eakad, me kõik ühel päeval vajame ühte või teist teenust, ehk see on üleskutse meile kõikidele, kuivõrd aktiivsed kodanikud me oleme. Me saame küll vaadata asju oma tööpostilt, aga saab ka vaadata kõrvalt, et kui palju kaasata ja siis nii-öelda utsitada, et neid teemasid laiemalt arutada, et meil oli sellel nädalal Riigikogu sotsiaalkomisjonis külas tervishoiuarstid ja nendel oli kõige suuremaks mureks see, et nemad otsivad koostööpartnereid, et kuidas innustada tööandjaid ja ka töötajaid töötervishoidu tõsisemalt suhtuma. Nemad tundsid, et nemad on jäänud üksi, et ei tööandjad pea seda töötervishoidu väga oluliseks ja ka töötajad leiavad, et see on tõeline aja raiskamine paberi jaoks töötervishoiuarsti juurde minna. Tegelikkuses see puudutab ju meie enda tervist, kui on selline võimalus ja kohustus, et siin tuleks vaadata nagu laiemalt, et minu arust võrreldes siin aastate tagusega on koostöö läinud paremaks, aga minu arust on väga palju veel seda kasutamata ressurssi, mida me saaksime üheskoos kasutada, et need otsused oleksid veel paremad. Aitäh! Ma tahaks ühe kommentaari lisada siia, et ma ise usun, et seda koostööprotsessi kiirendab ka see, et meie otsustajad lähevad ise järjest vanemaks. Sest maailm on enamasti meie keskne, eks ole, ja ka tööandjad
see, kes 90-ndatel alustati, noh, võib-olla ütleme noor põlvkond, on nüüd tegelikult peaaegu 50-sed, eks ole, siis tekib, olen hariduse psühholoog, puhtalt mõistmine, eks ole, ma tunnetan ära ja sellisel juhul need otsustajate vananedes kahtlemata koostöö paraneb. Jah, küll ma tahaks ka öelda, et klaas on pooltäis, aga ma olen ka pisut pessimistlik selle koostöö osas oma isiklike kogemuste alusel praegu, et Milvi ütles, et helikopteri vaatest justkui oleks kõik korras loosungitega, siis ma isegi sellega ei tahaks nagu nõustuda. Mulle tundub, et igasuguse koostöö alus või lähtepunkt on tegelikult visiooni ja strateegia olemasolu. Ja ma tegelikult ei näe seda, et meil seda piisavalt oleks riiklikul tasandil. Kui väga toetan seda seisukohta, et kolmas sektor on hästi pead tõstnud ja võtab ja teeb ja olen ise selle sektoriga viimasel ajal väga palju koostööd teinud, aga mina arvan, et kodanikuühiskonna arendamine ei saa olla ainult kodanike asi, et see on ikka väga ka riigi asi ja seal ma näen väga palju tegemata asju ja nagu selle visiooni vähesust ja ka toe ja arukuse vähesust. Et teine näide, mis on jälle paraku negatiivne, oli mul seoses PARE juhtimisega, kui me püüdsime Milvi Tepiga, kes siis esindas Tehnikaülikooli tol ajal ja mina siis PARET, personalijuhtimise ja arendamise ühingut, ja me püüdsime personalijuhtimise alast magistriõpet käivitada ja sai 2 programmi ühes ülikoolis, sest ei olnud koostöövalmidust piisavalt. Ühes väikeses Eestis 2 personalijuhtimise programmi, päris kõva sõna. Ühes ülikoolis, jah. Ja sellega ma olen ka hästi nõus, mis Milvi ütles, et otsustajad vananevad, annaks jumal, et riigi otsustajad vananeksid kiiremini. Mina räägin juhtidest, et ma olen nendega töötanud nüüd päris pikalt ja mul on praktiline lohutust andev sõnum, et kui meie tippjuhid, tänased 35-40 aastased, 20 aasta pärast eakad on, siis on selle asjaga kõik korras, sest mina nägin, kui 30-aastased tippjuhid hakkasid lapsi saama, kuidas siis muutus meie suhtumine lastesse ja kodus olevatesse naistesse tööandjatena. Nii et see tuleb päris kindlasti 20 aasta pärast. Milvi Tepp ütles, et see koostöö tuleb läbi kriiside ja ma tahaksin selles mõttes toetada seda tõdemust, et on küll vist 10 aastat möödas, kui kadunud Aadu Luukas asutas ühiskondliku kokkuleppe sihtasutuse. Talle jättis väga sügava mulje see, mida Iirimaal on ühiskondlike kokkulepetega mitmekümne aasta jooksul ära tehtud ja ta püüdis seda mudelit importida Eestisse. Ja ta ei arvestanud ühte asja, et see mudel on ilus ja hea, ainult et selleni iirlased jõudsid pärast väga ränka kriisi. Ehk üks minu esimesi töölähetusi ametiühingute keskliidus aastal 1998 oli Budapesti, kus iirlased rääkisid, mis asi on nende kolmepoolne kokkulepe, kuidas nad selleni jõudsid ja nii edasi, kuidas saadi ühe laua taha poliitikud, tööandjad, ametiühingud ja siis kolmanda sektori ühendused, oli seal tarbijaühendused ja mis iganes muud asjad. Ja nende sõnum oli tegelikult väga lihtne. Selleks tuli läbi elada väga ränk majanduslangus, palju streike, tööaja kadusid ja nii edasi, siis tuli mõistus pähe, et kuulge, vastandumine ei anna tulemust. Pigem lepime kokku ja siis tekkisid nende 3 või 4-aastased ühistegevuse programmid, mis said siis nime ühiskondlik kokkulepe. Nii et see on kahjuks senine praktika, et ratsionaalselt hakatakse käituma siis, kui teistmoodi enam ei saa või läheb liiga kulukaks, aga kui nüüd võib-olla see must pool kõrvale jätta, siis ma usun, et äärmiselt oluline
on esiteks, et koostöö toimub siis, kui kõigil osapooltel on huvi, valmidus ja tahe midagi ühiselt ära teha, saavutada mingi tulemus. Ja noh, võib-olla ütleme kas või eakate poliitika või mis iganes sellised valdkonnad oleksid selles mõttes võib-olla natuke lihtsamad, kuna siin ei pruugi olla mingit väga teravat erihuvi ja väga teravat vastandumist. Muidugi, kui jutt jõuab rahani, siis on alati kired lõkkel ja nii edasi, aga kui osapooled ei tunne või tunnetavad seda, et tegelikult nende panust ei väärtustata, selle tulemusega ei arvestata, siis ei tule sealt ka midagi head nahka, sest noh, sa tunnetad selle ära, sa võid ju teha ettepanekuid, teha mis iganes häid dokumente kokku panna, kavasid teha, aga kui see kõik ei leia praktikas rakendumist, siis sul lihtsalt see motivatsioon kaob. Aitäh! Mina siiski siit noppisin mõningad võib-olla, kui siis mitte suure sammuga, siis väikeste sammudega edasi mineku võimalused ja ma arvan, et üks sedalaadi tegevus, millele saavad kõik panustada, olgu see siis kella iganes algatatud või kus lõpuks lõpetatud, on sellise vanemaealise ühiskonna strateegia nii-öelda visioneerimine. Ma arvan, et see oleks üks täiesti tehtav asi, isegi ilma selleta, et me siin laua taga kõik koos istuksime. Ja seda võib-olla on võimalik tõepoolest algatada, sest tõepoolest on õigus, et seda visiooni oleks meil vaja, sest me ei saa aru päriselt, millest me räägime. Ja teine, mida ma veel mõtlesin, mida saaks väikeste sammudena hakata tegema, on võib-olla on kuskil mõni selline kodanikuühendus, kes võtaks sellisest asjast kinni, et hakkaks vahendama erinevatele laua taga istuvatele osapooltele sellises ühiskonnas kasutatavaid teadustulemusi. Sest see on ka üks pool, mida ilmselt teadlased tõepoolest ei oska hästi teha. Nemad räägivad oma raskes keeles, millest ükski poliitik ega tööandja aru ei saa. Küll aga oskab üks kõrvaltvaataja noppida välja selle olulise, millega minna tööandja juurde, millega minna ametiühingu juurde, millega minna poliitiku juurde ja esialgu väikeste selliste koolitustena. Et kui selle idee keegi üles nopiks, ma arvan, et siis me oleme tänase päeva tulemuse täiesti saavutanud. Aga nüüd ma annaksin võimaluse publikul jagada nii oma kogemusi kui ka esitada küsimusi. Ma kasutan kohe võimaluse ära, et kui keegi ütleb kuskil, et nüüd oleks hea, et tõesti oleks vaja välja töötada see visioon või strateegia või selline dokument või panna materjalid kokku, siis ma saan kõhuvalu lihtsalt, mul tuleb pimesool põletik, kutsuge mulle kiirabi, sest kui sa oled siin ühiskonnas 50+, eks ju, siis sa oled juba näinud nii palju neid visioone, kontseptsioone, strateegiaid, mida on tehtud, siis on nad pandud kuhugi kappi, siis on nad kuskil ministeeriumis ära kadunud, siis on nad ära unustatud, siis on tulnud teised inimesed ja teinud uuesti seda sama, siis on seegi läinud veega alla, eks ju, siis tulevad kolmandad, üritavad hakata uuesti seda tegema. See on niivõrd kohutav, et vaat see viib selleni, mida Harri ütles siin praegu just, et tähendab, kui sa neid inimesi on Eesti ühiskonnas kohutavalt palju, kes on püüdnud midagi teha. Ja nad on saanud lihtsalt nii palju vastu molli kogu aeg. Nad lihtsalt enam ei jaksa ühel hetkel, eks ju. Nende hulgas on neid, kes on siit minema läinud, nende hulgas on neid, kes on läinud koju või oma maakodusse, eks ju, hakanud vildist susse tegema seal.
ja seetõttu ma tahaks nagu kutsuda üles inimesi erinevatel elualadel, kes on sellise momendi ees, et neil on mingisugune projekt või neil on mingisugune konverents või mingi seminar või mingisugune asi, mille tulemusel nad on jõudnud selleni, nagu meie täna, et tegelikult nii vähe, kui neid inimesi siin saalis on, me oleme saanud nagu päris hea ja põhjaliku ülevaate sellest, mida oleks vaja teha, milline on olukord ja millised on need võimalikud lahenduste vähemalt algusotsad. Nii et me juba siin ausalt öelda väga palju teame, eks ju. Nüüd enne, kui keegi ütleb, et hakkame nüüd kirjutama strateegiat või kedagi koolitama, oleks vaja mõelda välja, missugune oleks selles kohutavas ühiskonnas, ausalt ma ütlen nimega Eesti, see võimalik tee, kuidas, kui meil siis nüüd see visioon on, me võime praegu jääda siia pärast konverentsi poole tunniga panna selle visiooni mustandi maha, eks ju. Midagi imet siin ei ole, aga öelge mulle, mida me peame tegema, mida need inimesed siin peaksid tegema nüüd täna, homme, ülehomme, järgmisel nädalal, et meil oleks mingi šanss, et mingi asi siin ühiskonnas, nimega Eesti riik, hakkab liikuma. Kas keegi teab vastust sellele küsimusele? Ainult koostöö. Aga see on muide üks küsimus kindlasti kõigile. Kas ma võin kommenteerida, et võib-olla võtame appi noorema põlvkonna, kes suurepäraselt valdab visualiseerimise kunsti. Et visioon sõnades ei lähe üldse korda. Visioon, tuleviku nägemus visualiseerituna, missugune on meie ühiskond, kellest ta koosneb, oleks minu arvates vägagi värvikas ja siit luua niisugune pilt, kus meil on töötajad seal 65-70 aastased, et see on reaalsus, et see aitaks vähemalt jõuda tähelepanu alla, eks ole, et puhtal kujul see ka esitlus, see on nagu minu praegune reaktsioon, et kutsume nooremad appi, teeme ühe toreda pildi või filmi või ma ei tea, missuguse, eks ole, ja visualiseerime selle ühiskonna, Üks lause veel lõpuks. Mina olen sellest ajast peale, kui ma olin veel noor ja ilus, olen ma 25 aastat ma olen visualiseerinud puuetega inimeste elu Eesti Vabariigis, aga me ei ole eriti kuhugi jõudnud, eks ju. Nii et ma kardan, et ka see ei ole elujõuline lahendus, kuigi see on üks osakene sellest puslest, eks. Aga palun, jah. Jube kurvaks läheb. Et ma olen ise ka suhteliselt kriitilise mõtlemisega ja ilmselt ütlesin ka ennem päris kriitilisi asju, aga et ma tahaks natuke seda lootust veel hoida ja mina ütleks seda, et kui selles saalis olevad inimesed kõik ühe asja võtavad ette tegema hakata, siis juba läheb paremaks. Ja ma ikkagi arvan, et ka visioone on vaja, ilmselt neid ei pea tegema niimoodi, et pimesool valutama hakkab, aga et seda nägemust on vaja ja visualiseerida võiks seda ka. Aga ühe idee ma võtsin siit ikka täna kohe täiesti praktilise idee kaasa, mida võiks tööandjatega arutada. Ja see on siis see, mida rääkis Juhani, oli see Soome esineja, vist Juhani. Me võiksime siis ju tema käsitlusest lähtuvalt teha niimoodi, et esmaspäeval tulevad tööle vanemaealised, kolmapäeval saavad kokku noorematega ja siis nädala lõpus töötavad nooremad. Minu meelest on see väga ilus paindlik töövorm. Palun ka teiste vastuseid või kontseptsioone, kuidas edasi minna? Et kui sellest visioonist rääkida siis või kuidas ma ütlen, visualiseeritud eesmärgist, siis väga tore oleks ju surra 150-aastaselt jõuka, õnneliku ja tervena, eks ole. Aga see ei ole tänasel päeval küll väga lihtsalt teostatav. Aga ma siin Riina Vartsiga kindlasti nõustun, et ega ei ole korraga võimalik muuta kogu maailma. Ja muutmine algab meist endist ja muidugi alati tahaks teha rohkem, alati tahaks teha suuri asju, aga nende asjadega on tõesti asi tihtipeale suhteliselt nutune, mida ma oma pika ametiühingu karjääri osas võin öelda, aga teisest küljest mingid asjad, mida 10 aastat oled ajanud, jõuavad lõpuks mingisuguse tulemuseni ka, eks ole. Et selles mõttes
mõelda tõesti sellele, kust king kõige rohkem pigistab, mõelda sellele, kuidas on, mida mina saan või mida meie ühiselt saame teha selle probleemi lahendamiseks ja siis hakata nii-öelda jõudumööda tegutsema, et noh, ja mitte kaotada seejuures optimismi. Muidugi neid nii-öelda ravimatuid posihoolikuid ei ole meie ühiskonnas väga palju, aga tegelikult neid ikkagi on. Et on ütlus, et tilk tilga haaval lõpuks ka kivisse auk tuleb, et siin on ainukene asi, mida ütelda, on rääkida ja ka uskuda. Ja see siis tasapisi hakkab edasi minema, mõndades valdkondades on see liikumine kiirem, mõndades vähem, see sõltub paljudest faktoritest, aga ma usun, et see koostöö, mis on erinevate valdkondade vahel, erinevate huvigruppide vahel, on muutunud paremaks ja selline avatud hoiak on see, millega edasi minna, ja püüda ikka näha ka, et kus on natukene asi paremaks liikunud, et muidu läheb meeleolu väga kurvaks ja tuleb lõplikult soov mitte midagi teha, aga nagu me päris ausad oleme, siis on ju läinud natuke paremaks. Ka eakate ja vanemaealiste tööhõives kõik need suhtumised ja lähenemised, et see on, loomulikult ta võiks olla kordades parem ja kui me kuulsime oma põhjanaabrite juures olevat olukorda, siis teeb kadedaks, aga ma usun, et samm-sammult me ka jõuame sinna nende samade väärtuste ja hoiakute juurde ja tegelikkuses on ju väga palju meie enda ära teha, et kas me aktsepteerime halba käitumist või me ei aktsepteeri halba käitumist, et seesama, mida Luule Sakkeus siin välja tõi selle ühe diskrimineerimisnäite puhul, et kas me võtame seda kui loomulikku osa, milleks nüüd me oleme kokku puutunud või me ka kuidagi reageerime sellele. Kas me saades kaupluses halva teeninduse osaliseks, kas me ütleme, et nii peabki olema või sa peale tööpäeva lõppu leiad endas jõudu ja lähed ütled vahetuse ülemusele. Noh, see on niisugune lihtsustatud näide, aga paljudes kordades me läheme selle lihtsama vastupanu tee ja me oleme nõus sellega. Töövaldkonnas, kui me vaatame naiste ja meeste palgalõhet, kui suur see on. Meie naised oleme seda aktsepteerinud. Kas me hakkame võtma ka selliseid väikeseid, tüütuid ja ebamugavaid samme ette, et seda muuta? See on inimese jaoks, kes oma mugavustsoonist välja astub, väga raske. Aga nendest väikestest sammudest asi muutub ja meie nendest väikestest sammudest, mis me ette võtame, seda näevad meie lähedased, ka nemad seeläbi muudavad oma hoiakut või suhtumist, et kui me vaatame, kuidas käituvad meie lapsed ja meile vahest ei meeldi, siis vaatame peeglisse ja kas me äkki ei ole ise täpselt samamoodi mingis olukorras käitunud, et kõik hakkab meist endist, kas me oleme nõus kõige sellega, millesse meid surutakse või me hakkame järk-järgult häält tõstma, sõna võtma ja ütleme, et ei, see meile ei sobi. Et kui ma siin siiski ka sellise natukene positiivsema noodiga tohiksin oma kogemust jagada, siis mina arvan, et tegelikult see teavitamine on siiski üks kõige olulisemaid. Me tegelikult ikka siiamaani ei adu seda, et meie majandus ei seisa tootmise peal ja see ei ole see väärtus, mille suunas me saame minna ja muud taolised asjad, aga kui seda lihtsalt ühe sõnaga öelda, siis üldiselt keegi ei saa sust aru. Aga ma olen ühte otsapidi olnud viimased 4 aastat ka ühe sellise puuetega inimeste teabealase ekspertvõrgustiku Eesti esindaja ja see on tähendanud seda, et ma olen pidanud andma Eesti kohta informatsiooni, kuivõrd hästi siis puuetega inimeste
ka seotud olukord Eestis kaardistatud on. Ja loomulikult olen ma kasutanud siis kõikide nende abi, kes sellega tegelevad, selleks, et neid Eesti-keskseid aruandeid kokku panna. Sellel aastal on aruanne üldiselt selline, kaardistab teatud seadusandlusi. Kas meil on need paigas, kas meil on need olemas, aga lisaks ka seda, kuivõrd meie õppekavades kajastub õpetamine ideoloogiast, et see, mida me õpetame, on määratud ka puuetega inimestele ja ma jätsin teatud küsimused vastamata, nagu juristidele tehtav õpetus, arstidele tehtav õpetus, õpetajatele tehtav õpetus ja veel oli üks eraldi valdkond, insenerid loomulikult. Ja siis mu käest küsiti, et kuulge, te olete kogemata unustanud märkimata või? Kuna ma teadsin, et meil ei ole midagi taolist. Ja siis ma otsustasin, et aga ma siis esitan selle küsimuse kõikide ülikooli akadeemilistele prorektoritele, et kuivõrd on siis need õppekavad sedasi meil kokku pandud, et me jagame tulevastele, kes nende, kuna tegelikult me ei taha küll öelda tihtipeale, et vanemad inimesed on ka puuetega, aga mina näiteks olen puudega, sest ma ei näe poes lugeda ühtegi silti ja ma ei saa sellepärast poes käia. Aga see on üldine, et kas me oleme mõelnud teistlaadsusele oma õppekavades ja püüdnud seda siis integreerida kuidagi. Nüüd ma ootan vastuseid ja siis, kui ma need vastused teada saan, siis ma annan ka teile teada. Aga see on üks sedalaadi, see on tegelikult osa teavitusprotsessist. Et algselt ma mõtlesin, et kuna see ei ole integreeritud meie õppekavadesse, siis eriti näiteks inseneri õppekavadesse, kes peaksid kohandama tehnoloogiaid selliselt, et kõik ilma näppudeta, ilma varvasteta saaksid neid kasutada, siis ma loodan, et see väike ringkiri ehk on üks osa sellest teavitusprotsessist ja võib-olla, kas ta täna annab tulemust, aga kui me seda koos edaspidi teeme, siis ma arvan, et ehk tuleb ka tulemus. Ja lõpuks saavad laiemalt õpetust kõik need, kes ise samamoodi saavad siis 150-aastaseks ja peavad selle tänase välja töötatud tehnoloogiaga kuidagi hakkama saama. Me ei saa sellega hakkama ja see on minu põhiline sõnum, et mõelgem palun sellele. See on reaalsus ja tänased teadusmaailma tulemused, sellepärast ma mõtlesingi, et seda koolitust nendest teadusmaailma tulemustest oleks tegelikult väga vaja, et see üldiselt heidab valgust sellele, et on üpris tõenäoline, et mitte suhteliselt kauges tulevikus on keskmine eluiga 150 aastat, aga see tähendab, et üksikud inimesed sellises ühiskonnas elavad 270-ni vähemalt. Ja mõelge siis ise, mida see tähendab. Mismoodi muutub selle inimese eluea jooksul kogu tehnoloogiline varustatus, milliselt muutuvad töökohad ja me peame olema võimelised täna mõtlema, et meie ühiskonnas saavad olema ka 270-aastased. Ja see on see, millele ma teid üles kutsun ja loodan, et järgmine kord, kui me kohtume, siis meil on ka mingisugune mall, kuidas me saaksime tegelikult seda väga reaalset tulevikku, mis on meil täna käes, vormida ka reaalseks koostööks, millest tulenevad ka teatud sammud, selle järel muidugi juba ka teatud poliitilised otsused ja siis ka rahastamine. Et ma olen kasutanud väga inetult oma moderaatori õigusi, aga ma tänan teid, et te olete olnud nõus
siin olema kõiki esinejaid ja korraldajate pool on kõigile esinejatele väike kingitus ka varuks.